Mõni inimene sünnib siia ilma, sest tal on mingi kõrgem eesmärk. Ta teab seda ja ta ei anna alla, ükskõik mis ka ei juhtuks. Joel Juht on minu jaoks inimene, kes on, võib öelda, muutnud tervet minu suhtumist ellu. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. JJ tantsukool on kasvanud välja ühe inimese unistusest, muuta midagi läbi tantsu. Mul on olnud nagu treener, kes on minu jaoks täitnud võib-olla seda sama nagu vanema venna rolli. Võt. Ja ma olen nagu väga tänulik selle eest. Ma jään elu lõpuni tänulikuks selle eest. Kui ma leidsin tantsu, siis ma leidsin selle, milles ma saan paremaks inimeseks. Vaatamata sellele, et tüdrukud on astunud lavale juba mitmeid kordi, ei olnud ükski esinemine pannud nende südameid nii ärevalt pekslema kui päev, mil nad tahtsid astuda Joeli ette, et talle lihtsalt öelda aitäh. Meie jälg ei juhtu Joeli elu on ristunud väga paljude noorte inimeste saatustega. Nii mõndagi neist on ta väga suurel määral muutnud. Siia Kreutzwaldi hotelli kutsub Joeli hea sõber Monika teda vaatama talle teadaolevalt reporteri videot, kus ta peab siis hindama noorte tantsijate oskusi. Ma panen telefoni hääleta peale. Telefoni võid üldse mulle anda. On ju? Jah, kui midagi on, sa võtan vastu. Tegelikult hakkab ta sellelt videolt nägema justkui tänu telegrammi, mille on saatnud talle need samad noored inimesed. Et ta saaks ka tegelikult aru, kui suure panuse on tema nende noorte ellu andnud. Kõik see, mis ma olen saanud, mis mind on kasvatanud otseses mõttes, on tulnud Joelilt ja tema loodud sellest väärtuste ringist. Et mingis mõttes me võime kõik öelda, et Joel on meie teine isa. Et kõik see, mis ta on andnud, et suure panus andnud meie enda vanematele. Joel Juht on minu jaoks inimene, kes on, võib öelda, muutnud tervet minu suhtumist ellu. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. Joel tuli minu ellu siis, kui ma olin 16. Ja sellel hetkel oli minu elus väga tormiline periood. Mul oli kodus väga keeruline. Mul ei olnud sealt otsest tuge, mu ema oli haige. Ja ma hulkusin ringi, otsisin ennast igal pool erinevates kohtades. Kui ma leidsin tantsu, siis ma leidsin selle, milles ma saan paremaks inimeseks. Lenel sattus Joeli juurde talle väga raskel perioodil, kui tema emal diagnoositi 3. staadiumi nahavähk. Mu emal läks katki sünnimärk ja tuli välja, et see on vähk, nahavähk ja selle staadium oli 3. või 4. Ja sealt edasi algasid siis kõik raviprotseduurid, mida vähile tehakse, lõikus, kiiritus, keemia. Ma lootsin kogu aeg, et tal läheb paremaks. Ühelt poolt oli see lootus, et läheb paremaks, aga teiselt poolt ma nägin, et iga päevaga läheb järjest hullemaks. Ja oli päevi, kus ma istusin tantsustuudios, sest ma ei julgenud koju minna, sest ma ei teadnud, on ta elus või ei ole. Ja mul oli nagu sees täielik hirm, et kuidas ma sinna lähen, mis pilt mul avaneb, kui ma jõuan.
ja ma kartsin seda, et kuidas ma hakkama saan, kui see juhtub, et ma pean kõigega tegelema üksi, kuna mul ei ole ühtegi teist sugulast ka, siis see hirmutas mind väga. Ja ma üritasin olla talle toeks, aga samas ka temal tekkis nagu tagasivaate hetki, kus ta ise juba oli põhimõtteliselt ennast kirjutanud mitteelavate nimekirja ja ma pidin võitlema nagu tema emotsioonidega ja tema sisemise nagu valu ja vihaga ja samal ajal üritasin olla positiivne, aga oli päevi, kus ma tundsin ka, et ma enam ei jaksa lihtsalt. Sellises olukorras oli Lenel tihti tunne, et haletsusest on saanud viha. Viha kõige ja kõigi vastu. Viha olukorra vastu, millest tundus, et väljapääsu ei olegi. Ma olin vihane nagu selle peale, et ta ise ka ei usu endasse, et ta tahab alla anda ja et ta juba ongi selles kohas, et on kõik ja ma olin vihane, et ta ei taha võidelda. Ja see tekitas mulle nagu trotsi ja kurbust ja meeleheidet kõike segamini. Aastaid kestnud võitlus Lene ema jaoks lõppes siis, kui tütar oli 20-aastane. Joelist sai tema jaoks inimene, kes hakkas tema emotsioone ümber kujundama. Minu jaoks oli sellel hetkel ropendamine ja valetamine parimad sõbrad. Et ma arvan, et minust oleks saanud hoopis teine inimene, et kindlasti mitte see eeskuju või selliste väärtustega nagu praegu. So right, so fresh, so five, no less. So right, I just flex. This car get me out of her head. Läbi tantsu hakkas tüdruk vabanema valust ja vihast. Tasapisi kujunes temast inimene, kes oskas elust ka rõõmu tunda. Rely on yourself, yeah. Rely on yourself, make it happen. Minu jaoks nagu kõige olulisem lause on olnud see, et Joel ütleb, et kõik läheb mööda, et kõik läheb paremaks. Et kui mina olen läinud tema juurde mures näoga, et mis nüüd küll saab, siis ta on selle peale lihtsalt kergelt muelenud ja öelnud, et aga me oleme ju olemas, sa ei ole üksi. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. Mari oli juba aastaid Joeli käe all tantsimisega tegelenud, kui tema elu raputas üks väga traagiline sündmus. 3 aastat tagasi, see oli siis 2014 aasta, oli selline õnnetusjuhtum väga ootamatu kogu minu perele. Ma lõpetasin Tallinnas treeningu, hilisõhtul me valmistusime Soome esinema ja pidin minema oma venna juurde ööseks. Ma ei saanud oma venda telefonidele kätte. No, eks seda ikka juhtub, et vahepeal inimestel on telefon välja lülitatud. Aga kui ma jõudsin siis ööbimiskohta või kus ta elas, siis ainult minul oli tema koduvõti ja temal endal. Siis kahjuks esimene asi, mis ma sealt eest nägin, oli siis minu vend, kes oli omal tahtel nagu otsustanud lihtsalt sellel hetkel elust lahkuda. Esimene inimene, kellele ma helistasin, oligi minu treener. Et see on minu ema või isa või keegi, see oli kohe automaatselt Joel. Kell 3-4 öösel oli tema see, kes koos oma elukaaslasega siis sõitis kohale. Mari oli esimene, kes oma venna surmast teada sai. Tema ülesandeks oli paraku viia see uudis ka teistele pereliikmetele. Tollest hetkest pidi saama temast tugipunkt oma perele. Sellel hetkel, kui Joel tuli ja me seal olime, siis ta andis mulle väga olulise sõnumi edasi, mis tegi mind tugevaks. Ehk siis ma sain aru, et isegi kui sellised asjad elus juhtuvad, ei tohi oma elu seisma jätta. Me olime minu ema juures, me ootasime minu ema koju, vend läks isale järgi ja võib-olla kõige raskem hetk oligi see, kui
selle hetkeni me suutsime olla tugevad vennaga, kuni me nägime seda, et meie vanemad said positiivselt kokku ja kallistasid meid ja see oli see hetk, kus me mõlemad nagu totaalselt nagu murdusime. Et see oli nii minu jaoks kui ka üleüldse pere jaoks võib-olla kategooriline muutumine ja mõistmine, et kui oluline on üksteist hoida. Peale seda 2 kuud suhteliselt iga nädalavahetus minu treener sõitis Tallinnast Põlvasse, siis see on täiesti hämmastav, kuidas üks inimene tuleb ja räägib tund aega ja peale seda oli meie pere energia nagu täiesti totaalne teine. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et ta suudab nagu inimese elu nagu nii hingepõhjani muuta. Meie jälg ei juhtu Meie jälg ei juhtu Asi ei ole kunagi olnud ainult tantsus või ainult selles, mis me teeme, vaid asi on lihtsalt selles, et me oleme nagu läbi selliste asjade, sündmuste nagu kokku kasvanud. Kui ta muidu on olnud kogu aeg toeks ja kogu aeg nõu ja jõuga abiks, siis võib-olla üks hetk oli see, kus ilma tema abita ma võib-olla ei oleks teinud seda, mis ma tegin. Et oligi siis mõned aastad tagasi, olin kodus ja siis sain sellise sündmusosaliseks, et kõrvaltoas heitis hinge minu ema, kes oli hästi noor, kui ta suri. Ja see kindlasti sellel hetkel, isegi kui ta ei oleks olnud minu ema, siis lähedase inimese surm on nagu asi, mis ütleb nii, et lööb rajalt natukene maha. Ja kuna samal päeval oli meil suurt võistlustulekul ja kõik lootsid minu peale ja ma ise võib-olla sellel hetkel arvasin, et ma ei saa sellega hakkama. Et ma ei saa sellega hakkama, et oma tiimile toeks olla ja sinna kohale minna ja see ära teha. Aga Joel oli see, kes siis päästis päeva ja ta helistas ja ütles, et see, mida ta teeb kogu aeg, süstib enesekindlust, süstib usku, süstib seda, et sa saad hakkama. Et ma suutsin seal laval anda endast 100%, sest et ma teadsin, et ma saan anda enda eest kõik ja ka kas või oma ema eest kõik ja tantsida, sest et ma saan seda teha. Sest et mul on see võimalus, sest et ma olen seal koha peal ja ma saan seda teha. Joeli ülesanne oli talle selgeks teha, et ükskõik, mis sinu elus ka ei juhtu, tuleb leida endas sisemine jõud, pea püsti tõsta ja oma eluga edasi minna. See, et Joel suutis meile luua kuvandi, milline ühe terve inimese elu on, see on hämmastav, see on midagi, mitte keegi ei saa seda enne öelda, kui ta ei ole seda näinud, kui ta ei ole seda kuulnud või kui ta ei ole sellest unistanud. Kõik need inimesed, kes siin on, kellega ma olen siin juba üle 10 aasta olnud, ongi minu jaoks põhimõtteliselt pere eest. Eeva oli vaid 15-aastane, kui tema ema koos paljude teiste eestlastega Soome paremat elu otsima läks. Pidin ise hakkama saama väga paljude asjadega, mis pani mõnes mõttes väga proovile, aga samas tegelikult ma olen nagu tänulik selles suhtes, et mu ema usaldas mind ja ma tean ka seda põhjust, miks ta usaldas mind, ongi see, et see keskkond, kus ma olin, et ta teadis, et ma ei hakka nagu mingeid lollusi tegema ja suures osas ka tänu Joelile, kuna tal oli ikkagist Joeliga see kokkupuude olemas, siis ta lihtsalt usaldas mind jätta siia üksinda. Et paljud võib-olla mõtlevad, et issar, et kuidas üks ema nagu jätab oma teismelise tütre niimoodi üksinda Eestisse, aga see ongi
see usaldus, mis oli siis minu ema, minu ja Joeli vahel, et see asi sai niimoodi olla. Et Joel oli kindlasti see inimene, kes pakkus nagu siis sellel hetkel, kui ema ei olnud, kes pakkus mulle seda turvatunnet. Ja see on, minu arvates on see noorele tüdrukule või noorele neiule nii tähtis, et sul on olemas nagu see isik ja just, ma ütlen, et meessoost isik, et kellele sa saad nagu vahepeal toetada, ehk siis isa, suurem vend, et kuna mul ei ole seda olnud elu jooksul, siis Joel nagu suurel määral täitis seda rolli. Joeli-suguseid inimesi kahjuks ei ole siin maailmas väga palju, aga võiks olla rohkem. Et kõik see korraga 2016 aasta minu ja minu pere jaoks. Isa ka ütles, et seda aastat kunagi me ei meenuta, et see lihtsalt oli niivõrd raske. Aga mina leian lihtsalt seda, et see oli aasta, mis muutis meid kõiki tugevamaks. – 2016. aastal avastati Kerlil lümfivähk. Ma olin just sellel hetkel, ma olin emaga söögilaua taga, isa oli elutoas ja siis arst helistas, ütles, et jah, et vastus tuli, et teil on lümfoom. Siis ma rääkisin seda natukene, siis ma juba emale sosistasin, et jah, et on nagu olnud see haigus on ju. Ma panin telefoniga ära, hakkasin nutma hetkeks. Ema tuli kallistas mind. Siis ma mäletan, ma ütlesin isale, karjusin, et isa, mul on raha vaja, mul on parukas vaja osta. Siis ta oli mingi, mis sa räägid? Mul oli üks hetk, üks öö, mul oli tunne, et ma ei taha siin elus olla enam, sest et mul oli nii vastik. Aga kui see öö möödus, mul oli uus päev ja ma teadsin, et ma tulen sellest välja, sellepärast, et mul oli see tantsukool või mul oli see energia, mis ma siit saan, see oli mul kogu aeg olemas. Sest nii Joel, mu treener Katriin, Joeli elukaaslane oli mu kõrval, treenikaaslased oli mu kõrval ja mu kõrval oli tants, kuhu ma teadsin, et ma tulen üks päev tagasi. Ma algul kandsin parukat päris, mitte pikalt, aga ma kandsin seda ja siis ma mõtlesin, et aga miks, see ei ole mina. Ma panin üles avalikkusesse pildi ja selle lühikese jutu, mis minuga on. Ma olin siis täiesti kiilakas ja mäletan, Joel oli üks esimestest, kes kirjutas mulle, et see on nii vahva, et ma sellest mõttetust parukast loobusin. Et ta oli nii uhke minu üle, et ma julgesin tulla sellest välja ja näidata avalikkusele, et mis mul on ja kes ma olen. Ja see andis veel hoogu juurde, ma olin nii uhke enda üle, ma käisin pea püsti, ma ütlesingi, jah, ma olen kiilakas, aga mind ei huvita see, sest et ma tean, ma olen ilus ja ma tean, et minu kõrval on inimesed, kes arvavad, et see on lahe. Ma lihtsalt tahan teda südamest tänada selle eest, et ta ei andnud selle tantsukooli puhul alla. Sellepärast, kui ta oleks alla andnud ja seda tantsukooli ei oleks minu elus, siis ma tõesti ei tea. Ma isegi ei pruugiks olla elus, sellepärast, et vähi puhul see ikkagi on seal olemas protsent, et sa võid ära surra, aga ma lihtsalt tunnen seda, et see positiivne energia ei lasknud mul vajuda sinna musta auku ja see tantsukool lihtsalt hoidis mind niivõrd üleval. Sa võid püsti tõusta. Nüüd sa tuled minule järgi, on inimesed, kes tahavad sind tänada.
tänan selle eest, et sa oled mulle alati toeks olnud kõik need aastad ja tegelikult mitte ainult mulle, vaid ka terve minu perele. Ja kõige raskemal hetkel, nii et see on, ma olen südames sulle alati tänulik selle eest. Tahtsin tänada nende ilusate sõnade eest, mis sa mulle tol päeval kirjutasid, kui ma selle pildi positasin ja ma tulin avalikkusele oma looga, et need sõnad läksid tõesti korda. Joel, tahan sind tänada, et sa oled alati olnud olemas ja nii mina kui ka kõik teised on sulle, ma arvan, elu lõpuni tänulikud ja aitäh, et sa oled loonud sellise koha. Aitäh sulle selle eest, et mul on täna koht, kus olla, et ma ei ole üksi ja et sa usud inimestesse selle jõuga, mida enamik inimestel lihtsalt ei ole. Aitäh kõikide muutuste eest, mis sa oled algatanud meie eludes. Joel, kas sa ise saad aru, kui suure jälje sa oled jätnud nii paljude inimeste ellu? Selles mõttes, et ega niimoodi ei saagi aru. Et selles mõttes, et kui sa nagu teed mingit tööd, vaata, mingi asi muutub nagu elutööks, siis sa nagu ei pane nagu seda enam nagu tähele, et see on nagu loomulik osa, et sa lihtsalt teed ja kui sellest keegi ka mingit kasu nagu saab, või mingit muutust tekib mingi ajaga, siis on ju ainult tore, aga paraku on nagu see, et nagu sellised hetked nagu täna, et sellised head asjad jäävad väga tihti nagu märkamatuks. Sinu puhul on see, et me näeme sind nagu särava tähena, kuigi me teame, et siin sügaval sees on üks õrn hing, kes, kui siia nagu koputada, siis see õrn hing tunneb ära selle teise õrna hinge, kes vajab abi. Et need noored inimesed, keda sina täna viid tantsuteele, saatejuht ei tohi kuna jutta. Need noored inimesed üle kogu terve Eesti tänavad sind selle väga sügava, väga sooja jälje eest, mis sa oled nende südamesse jätnud ja et sul oleks jõudu, jaksu ja sedasama entusiasmi veel pikkadeks aastateks, et sa jaksaksid seda koormat kanda. Kallikene, palun. Suured tänud. Kõikide nende noorte eest. Jumal taevas teha.